Otsas. Opadii. Tule nüüd, mõõdus kusjuures vist. Jaa, tubli. Päi rahvas, et täna on plaan minna meil Lutsule ja kus me ikka enda saadet mujalt alustame kui Kalastuse EU poest, et lähme vaatame, mis siis Marko teeb ja kas tal on asjad juba kokku pakitud. No tere Marko! Tere, tere! Asjad koos, jah? Muidugi. Viimased ettevalmistused veel siin kähku, et esmaspäeval lihtsam oleks. No see on hea. Must reede, kõik tellivad nagu hullud e-poest, nii et super hinnad olid, nii et... Ja mis siis täna plaan on? Lähme Lutsu püüdma Paadremaale. Lähme vaatame, mis saab. Saame ka või? No loodame. Aga kui ei saa, siis ei saa. Nii et vaatame, mis saab. Olgu teeme nii. Nii, kuna mul endal ei lamp maha täna, siis võtame Markol poes siit kaasa täna sellise Makita lambi, mis istub ilusti kokku Makita akudega. Kuule, aga mul on tänaseks õhtuks mingi hea delikatess külmkapis. Proovime järgi või? Mis siin head sees on? Väike Sörströmmingu filee. Nii et proovime järgi, vaatame kui hea või halb see on. Ja proovime äkki saab Lutsu isegi sellega. Vaatame, kui see üle natuke jääb, siis proovime ka Lutsu püügil seda sama asja. No kui üle jääb, siis Gennadi lubas meil kõik ära süüa. Et hea mõnus selline. Et proovime ära. No muidugi enne kalale minekut tuleb hakata pihta vaikselt niimoodi. No mis see olud siin tegid üldse? Kas siin oli ilgelt mingi pikk see? Oota, kus see Jaab Rose oli kuskil oli? Oota. Ropad. Näe, see vend läks sinna nurka. Aha, ei, siin ei ole vaja väga pikalt tõsta. Okei, väga hea. Siit saab ilusti panna. Valime siis, ma arvan, ma panen ühe pika ja et on hea tõsta kaugele. Vaatame, kus see vool jookseb. Okei, vool jookseb sealt keskelt täpselt. Kivi on meil. 2 rittu panen siia ja paneme siis ühe kuskile. Siia paneme pika rida kuskile osa sisse. Kus seda piipi saab vaiksemaks ka panna nii, et... Jah, Millel? Ei, ma oskan ka. 2 rakendust valmis, hea oli mugav, lihtne. Et ühe peab siduma veel. Polegi ammu püüdnud Lutsu. Kas me eelmine aasta jõudsime Lutsule või? Vist ei jõudnudki. Nii et vaatame selle aasta esimene käik. Tööl tegin rakendused valmis. Mis need rakendused on? No, siin. 2 konksuga. Ei hakanud rohkem panema, ei ole mõtet. Võib ka tonka rakendust kasutada, aga küsimus on see, et kas on mõtet. Et tavaliselt see ei toimeta hästi. Loodame, et sõlmed vastu peavad. Ma mäletan, mitu aastat tagasi need siia seotud said. Mis te tinad panete? Too juba läinud, poiss. Mul ka. Ma panen ka 2 lestakat, sest siin on vaja kaugelt tõsta. Ma panen ühe meelega niimoodi üle võsa vaata tõstan. Et siis on normaalne. Praegu panin mingi tina, ma ei tea, mingi käsitöö tina on. Ma isegi ei tea, palju see kaalub, äkki 110 grammi. Ja rakendus on tehtud 2 konksuga. Niimoodi, et üks on üleval pool ja üks jääb tinast siis allapoole. Niimoodi, et kui tina on põhjas, siis nad niimoodi ujuvad seal. Üks on siin praegu ääres ja teine on sinna paremas käes. Ja tina istub põhjas. Paneme ka signalisaatori külge. Põlevad algus ühte värvi ja kui kala võtab, siis vilkub teist värvi. Siin tehtud on. Oi jah, keegi on ajanud otsa sassi. Ja ma praegu märkasin seda. Signalisaator külge. Algus, kui kala ei võta, on põlem roheliselt ja kui võtab, siis käib punaselt, hea kaugelt vaadata. Leidsin sügav külmast ja ahvena lihtsalt lampi. Ma arvan, see lutsupüügi käigus mingi aasta saadud ja ma panengi lutsupüügi jaoks pandudki selle. Teeme väiksed fileetükid siit ja. Oo, ilus. No esimene ritt juba sees või? Millega panid? Kreveti ussa. Ma proovin ahvenat ja ussi, ööku ka siis. Nii, paneme siia ahvenatüki.
Paneme ühe ridual, paneme alumiseks konksuks. Külge sisse nõudmas käis palju jõudnud legendaari. Maha unustas ta oma fotoaparaadi. Hops, nii ilusti sai õmmeldud. Võid kala panna ka. Võid kalatükki, võid ussi või siis number 4 on ka veel ussidest, et igasuguseid võib proovida. Ega ei tea, mis ta sööb, nii et ikkagi hooaja esimene püük, nii et proovime järgi. Oi jumal. Ussik on siin, jah? Seal on ööuss, jah. Alumine on kõige tähtsam alati. Pane üks, pane uss ja pane teine krevett, sest muidu meil uss ei jätku, meil on 30 ussi ainult. Ja siis on muidugi number 4 ka, nii et seda võib ka, kui sa tahad ainult ussiga. Nii, aga jah, ma sain 2 rakendust valmis. Ja viskame sisse. See on nii pikk ritv, et sellega tõstad ilusti rahulikult sisse selle asja. Siin juba mingi ritv on. Seda peab vaatama, mitte liiga palju ei viskaks. Siin peab tõstma ta sisse põhimõtteliselt. Oi jumal. Oi. See on siin ikka väga keeruline see värk. Oota, ma pean selle ridvaga natuke harjuma. Muidu on küll see kõik sassis siin all. Okei, teeme siis kõigutades selleks, et seda ei saa visata. Jõgi on nii väike siin lihtsalt. Oppadi. Idekas. Õige koht. Täpselt idekas. Täpselt keset kõige. Nii et proovime ära. Et saaks otsa ka siia panna selle kellukese ilusti. Et tuul on küll kõva, aga lihtsalt kogu aeg ei vaata signaalisaatorit, et siis on hea, kui on midagi otsast ka veel teist. Nii. No nii, poisid, mis toimub siis? No, hakkame kartulit koorima, et vaja varsti Sorströmming ära süüa, aga selleks on juba värsket kartulit. Võtsime kartuli kaasa, keedame ära siin ja saame pärast väga hea. Kartulikoori, jah? Just. Ei tahtnud ennem ära teha, kartul läheb külmaks selle aega, kui Tallinnast siia sõidad, et lihtsam on koha peal ära koorida. Priimus on ju olemas, millega saab keema panna kartulit. Oi, mis tuuleke siin on. Kõik viib minema. Läbu, jah. Läbu. Rohkem manegi. Pole ka rohkem vett. Ega manegi kalal, nii et mis sa siin ajad mingi tilu taga. Paneme tillid asjad sisse siia. Hoppa tii, paneme tillivarred sisse. Paneme selle asja keema ilusti. See üles, et ta niimoodi ripub sinna. Jah. No vaatame, mis meie kartul vahepeal siis teeb. Ohoo. Kuule, kartul on valmis, väga hea. Paneme siis välja ja teeme siis kähku sibula valmis ja kuulge, teate poisid, mis saab varsti või? Surströmmingut! Oh yeah! Noh, midagi huvitavat toimus siin. Nüüd on vaikus muidugi. Huvitav, kas läks minema või? No proovime, vaatame, mis saab. Kas on keegi otsas või? Ei ole siin kedagi. Jäi kinni hoopis. Oot, vaadake, et te tinaga vastu pead ei saa. Tuleb! Endale pikku kukku. Mul on kaltus otsas. Hoppa! Ilu käib. Peab väsitama. Saab siduma hakata. Mis siin siis läks? Kõik. Noh, tõe hetk on käes. Kartul on valmis ja tead, mul hakkas süda rohkem võperdama juba, nii et Alle olevad vennad lähevad kohe kalat minema. kõik on alla tuult, nii et me oleme ainuksed, kes üles tuult, et tõmban igaks üks käevarred üles. Ja no see on hea, kui opesse läheb, see on aasta läbi hea lõhn juurde. Joo, just. Hea kevadel kalal minna. Kuule, päris hea lutsupüük oli ju. Nii, et sööme siis surströmmingut. Võtsime siis fileena, et oleks parem see asi. Siin ei mahu ju. Oi. Nii. Ja nüüd käib kohe suss, kuulake nüüd. Appa, tegin lahti. Muliseb. Tahaks öelda õnneks, et tunned juba lõhna. Juba oli lõhnakus. Sa oled vist alla tuld. Väike pauk on lahti tulnud siit ilusti, väike auk. Kuidas nüüd oli väike auk, väike pauk? Just. Kuule, see asi lõhnab väga hästi, kuule. Ei, aga kus just? Nagu kala ikka. Kaurile meeldib. Kaur läheb, istub sinu koha peal. Ei, aga ei ole hullu. Oleks nagu natukene, ütleme, nädal aega seisnud kala kuskil kastis. Ja vaata, mis siit saab nüüd. Näe, ei olegi midagi hullu. Tead, ta on nagu euro otsmalt kala oleks, aga mitte midagi Ei ole hullu. mitte midagi.
muidugi meil on tuul ka päris kõva, nii et. Ma ei tea, mulle juba neelud jooksevad saaks siia. No ongi jah. Loputame ära, nii nagu ma Google'ist lugesin, et tuleb kala ära loputada ja siis proovida. Nii, oota. Nüüd oli kõrva. Paneme puhta veega üle. Nii kaua, kuni enam ei haise. Okei, panem 3. Nii, ma loputan uuesti ära ilusti. Kõvad ennad avavad niisama ilma veeta. Kõvad ennad söövad üldse aegu. Mis me nüüd teeme? Aga teeme selle asja siis nii nagu peab. Soe kartul, oota, ma panen selle kinni ilusti. Tegelikult kartulit tuleb niisama peale ammustada kusjuures. Ammustati, aga teeme siis meie niimoodi sellise kompoti. Paneme siia ilusti kartuli peale. Ja soe kartul. Nii, väga hea. Kartul või? Kahtlen lõhn on see, mis mul siit kõrval lahti on. Nii, väga hea. Võiks kellegi luts tulla vahepeal. Siis oleks jah, eriti nagu kino. No siis saab sööb. Jah, aga nüüd paneme, ma arvan, väiksed kalafileed peale, siis paneme sibule, siis paneme hapukooregi peale, siis vaata ei ole kala lõhna niimoodi äkki tunda. Kardan. Ma ei oska midagi arvata, okei, ma teen nii. Nii. See suu lahti, piste suuga. Paneme 2 fileed igale ühele peale. Ega siis... Võimalikult vähe peaks koju viima. Just. See maksab sama palju kui kalamarini, et... Ära ja, ma panen sulle topelt või? Nii. Oppa. Nii, paneme nüüd sibula siia vahele. No sibulat ikka tuleb mõnuga panna. Söö kala ja söö sibulat, siis seisab nagu tala. Nii. Oppa, tii. Väike Sörströmming. Oi, see näeb hea välja. Kas te tahate väita, poisid, vastupidist? Kas ma olen siis see esimene julge või? No, ma olen nii. Noh, proovime siis Sörströmmingu ära. Kuidas siis on rootslaste rahvusroog? Proosid. Kusti nam-nam. Oi, jumal. Kala vist maha nüüd. Kõige tähtsam. Jaa. See tekstuur on nagu keedetud muna. Miks see kala soe on, mul tekib küsimus? Ma arvan, et sa ammustasid kartuli. Ei. Võib-olla kartul tegi kala soojaks. Käärimisprotsess. Võib-olla. Tead, pole see Sörströmming midagi nii hullu, kui räägitakse. Nii et Kaur paneb ka 2 suupoolega, nii et jätku leiba, proovime ära. Jumala hea on. Pole midagi viga ju. Ta on soe lihtsalt. Ei, kartul on soe. Jah, kartuli teebki selle kala soojaks. Jumala hea kala on, jumala hea mõnus soolane. Nii et viina ei ole vaja. Näe, siin on ilusti kartul. Võta kartulit peale ja võtke veel ja näe, järgmine vend paneb paljalt Sörströmmingut. No mis olla siis? Kuidas on? Jumala mõnus on. Väga hea. Kartuli krõpsu ka natuke ja. Nii et ei ole midagi see hull asi. Nii et skoll. Sitaks hea oli. Teeme veel ühed leivad. Muidugi teeme. Päris hea. Tegelikult me oleme nädal aega näljas selles suhtes, et nüüd on lihtsalt see, et esimest korda sai süüa jälle pikka aja. Ma räägin, et mitte midagi, jumala hea on minu arust. Jumal okei, kus just paremini isegi, kui see kartul enam nii soe ei ole. Algus oli imelik, kui see kartul soe oli. Väga hea oli, jah. Kus veel süüa saab? Süüa? Näe, võta leiba siit. Näe, palun, võta siit leib. Sõime Sörströmmingut ja tead, need videod, mis YouTube'is on, et ropsivad ja ropsivad kogu aeg, et süda paha ja tead, pole see midagi nii hullu. Tegid ilusti vees laht, panid hapukoore, kartuli, keetsime siin samas värskelt, õnju. Inimene võttis ilma viinata ja polnud mingit probleemi. Sõi isegi paljalt, ei olnud mingit hapukoort ega sibulat ega kartulit vaja. Kui järgmine hooaeg on järgmine aasta, siis lähme ostame Balti jaama turult. Mina sain selle eelmine aasta, õnju. Kalamajakas. Jah, just kalamajakas võib meid sponsoreerida, et teeme uue video. Aga see Sörströmming minu jaoks oli nagu ei olnud halb ega ei olnud ka hea. Aga oli söödav. Aga samas teine vend ütles, et tema jaoks oli see asi söödav, et talle meeldis see asi, nii et võiks iga hommik süüa, näe. Kolmas vend ütleb, et võiks iga hommik süüa, nii et pole see Sörströmming midagi, nii et ärge usku kõiki videosid, mida näidatakse. Tegelikult on väga okeisid asju, nii et tõesti, see on nagu eestlaste lapukapsas ju.
anna mingile hiinlasele või jaapanlasele see hapukapsas kätte, vend, mis asi see on, onju. Ja eestlane naudib 2 suupoolega, jääb sisse nagu minagi näiteks. Proovime seda lutsu siis edasi püüda, vaatame, mis on. Kahjuks lutsupüügiks meil seekord sööströömingut ei jagunud. Nii me panime selle karbi, sõime kõik ära. Ja soovitan, kui proovite sööströömingut, ostke fileed, mitte neid rümpasid, sest rümpasid peab hakkama puhastama, siis peab hakkama. Ja rümp on vaesele just, sest tegelikult rümp oli odavam ka. Aga ma mõtlesin, ma võtan filee selleks, et kui juba proovides juba head asja niimoodi, et sa ei pea hakkama seda mingi ajama neid luid asju välja. Ma arvan, luudega oleks vastik olnud. Meil oligi põhieesmärk täna süüa sööströömingut ja kõrvaltegevusena proovida ka lutsu. Nii et vaatame, mis saab. Et äkki on, üks võtt oli ennem, aga kahjuks ei jäänud otsa. Ussid olid ära söödud otsast, aga midagi. No mis toimub? On keegi või? Jäi kinni või? Ei, vist on. Ei, kinni on ju. Kinni on. Vaata, et sa vette ei astu. Oh, puika jälle. Tuli lahti. Ei ole kedagi, on ju? Ei, kahjuks ei ole. Aga on midagi ära ka söödud või? Alumine tüüs. Ei ole, uss on otsas alumine. Ta nagu on tõmmanud seda. Näksind. Otsas. Opadii. Tule nüüd. Oh, mõõdus kus suures vist. Tule nüüd, palun ära jää kinni. Oh, kinni on pekki. Anna minu kätte. Mine võtta ära. Hoia pinges. Oota, panen valguse peale. Jah, hoia. Hoia. Oota, ma vaatan, kus ma saan. Anna mulle siia tamiil. Tuleb. Oh, jess. Ja käes, esimene luts. Uhuu. Kuulge, aga see on, teate, see on mõõdus luts ju. Ja, see on mõõdus muidugi. Juhuu! Paadremaa täidab eesmärke. Väga hea. Täitsa mõõdus lutsuke ju. Ilus. Vaata, mis ta siis on. Nii, väga hea. 48 sentimeetrit ju. Nii et täitsa korralik poiss ju. Tee üks väike. Ilus. Ikkagi eesmärk on täidetud ilusti. Oi jumal, kus sipleb teine. Väga hea, said. Väga hea. Oi jumal, ilusti sisse saad. Nüüd talle soola peale, pane, sest siis tuleb see lima pärast paremini maha, pane mõnuga. Las ta nüüd natukene seisab ja siis natuke aja pärast saame võtta maha tal. Soola on natuke lastud oma tööd teha, nüüd hõõrume lutsul seda lima maha. Jämesool oleks jah veel parem olnud, praegu ta on natuke liigub peenike ütleks. Noaga ka natuke veel lisaks. Sisingond välja. Osad teevad maksa ka ära, ei tea, mina see maksa fänn ei ole. Niiska kõht täis. Kala on ilus puhas, sest kui kalaga saime kätte, siis ma lasin vere välja sellest ilust. Nii et tänu sellele on kala vähemalt ilus seest. Lõpused ka välja. Ja nüüd kala ilusti peseb puhta veega, külma veega puhti. Ja potti paneme ta siis külma vette. Fileerimismaaga sellist asja teha ei tasu. Vahepeal lõikame sibula ära. Ja koorime ka porgandi ära. Mehised viilud. Vahepeal on siis aeg kätte jõudnud, kui tuleb vaht eemaldada. Veel me maitsestanud ei ole seda asja.
võtame vahu ära. Nüüd on aeg maitsestada. Paneme siia sibula, porgandi. Paneme soola. Selline supilusika täis. Tavalist terapipart. Nii, mulle meeldib panna lorberi, paneme 3 lehekest. Ja siis paneme vürtsi ka samamoodi. Ops. Ja natukene tuleb panna ka suhkru, toob maitsed esile. Nii, las ta nüüd siin vaikselt tuliseb. No, lõhnad on jäänud. Nii aeg see kala välja võtta ja ära puhastada. Nii maitseme, mis see on siis maitseme. Päris hea. Sült sai siis valmis, natukene läks metsa, et ei ole päris nii ära tarretunud kui võiks, on ju. Et ta on, aga mitte täitsa päris. Nii et proovime ära siis esimese selle. Toon natuke mädarõigast. Proovime ilma äädikate algus. Oih, natukene on pehme. Lõhn on küll hea. Väga hea. Isegi ilma selle mädarõikate on väga hea. Võib siis tulemusega rahule jääda, et esimest korda sai sülti tehtud ja täitsa rahuldavalt tuli välja, paneks indeks 4. Et 5 päris panna ei saa, sest ta ei tulnud ikka nagu kõva tarrentunud sült, vaid tuli selline keskmine. Aga väga hea maitselt, nii et aitäh soovitust Facebookis, et lutsu sülti saab. Et selles suhtes see on nagu väga hea soovitus oli. Nii et ma olen väga rahul sellega. Aitäh ja järgmiste videodeni.